kogumispäevik. Tere kallid kogumispäeviklased! Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna olen kutsunud stuudiosse tuntud nahaarsti Brett Kaldvee. Ning täna räägime ilust, rahast ja otsustest, siis mida paljud naised peavad igapäevaselt tegema. Ehk kas ja kui palju aega ja raha investeerida nahahooldusesse ja ka teistesse iluprotseduuridesse. Tere tulemast, Brett! Tere ja aitäh, et te mind kutsusite. Sind on alati minu meelest inspireeriv kuulata ja sinu selliseid nõuandeid ka, et miks mitte siis vaadata täna nendesse teemadesse sisse ja kui me mõtleme nagu raha peale, siis võib-olla naisterahvastel rohkem, siiski ikkagi kulub sinna raha ja tulebki hoolitseda. Aga enne kui võib-olla läheme nende põhiteemade juurde, uurin ka sinu kohta ja sinu teekonna kohta, et millal üldse tekkis selline mõte, et tahaks minna nahaarstiks õppima või need teemad üldse sind kõnetama hakkasid? No kui ma päris aus olen, siis alguses, kui ma arstiteaduskonda läksin, siis ma olin suhteliselt kindel, et minust saab naistearst, sest minu ema on naistearst ja meil on ülikoolis ka siis sellised erinevad ringid, kus siis ongi sarnaste huvidega üliõpilased saavad kokku, teevad ettekandeid ja mingi vahe ma olin oma äärmiselt toredate kolleegidega siis günekoloogia ringi üks edasi viijaid. Aga mingi hetk ma sain aru, et võib-olla see ei ole päris see rada, mida mina peaksin käima. Ja 5. kursusel siis meil oli dermatoloogia tsükkel, kus siis tolleaegne professor Külli Kingo väga huvitavalt seda ainet mulle andis, nii et kui ma tegelikult Soome perearstina tööle läksin, siis suhteliselt selline üks põhilisi valdkondi, kus ma tundsin ennast väga hästi perearsti tööd tehes, aga ka EMOs töötades olid tegelikult nahahaigused. Ja siis kuskil 5. kursusel peale dermatoloogia tsüklit ja töötades siis Soomes perearstina ma sain aru, et võib-olla see võiks olla see valdkond, kuhu ma edasi võiksin minna. Et siin just hiljuti ma rääkisin natukene Anne stiilis ka sarnasel teemal ja ma olen suhteliselt palju teinud omal, ütleme, koolivaheaegadel haiglas tööd, et ma olen pärit Saaremaalt, nii et seal 9. klassi lõpust alates ma siis hakkasin seal iga suvi tööd tegema. Alguses ma olin radioloogia administraator, siis olin põetaja, abiõde, verevõtjana 2 suve töötasin, aga ka siis seal EMOs olin. Ja ülikooli kõrvalt ka siis 4. kursusel töötasin Tartu Ülikooli ühes sellises intensiivis ja siis ma võib-olla ka ütleksin seda, et kas see töö natukene mõjutas mu otsust, et ma sain aru, et võib-olla see valvetöö ei ole päris minu jaoks ja ütleme sellised mitu asja kokku siis suunasid mind dermatoloogiasse ja ma olen äärmiselt õnnelik, et elu on mind seda teed pidi viinud, sest et kui ma peaksin mõtlema oma elu sellistele kõige õigematele otsustele, siis kindlasti mu karjäärivalik on olnud üks nendest. Ja sa ütlesid, et sa käisid vahepeal Soomes tööl. Jah. Et millest selline otsus või käik? No ütleme ausalt, et eks ikkagi väga palju oli ka, ütleme selline raha pool, et ikkagi too aeg Soome palgad olid noorel arstile ikkagi oluliselt suuremad, kui mul oli Eestis võimalik teenida ja mul oli võimalik teha oma ülikooli praktikat seal ja Soome meditsiini auks ma pean ütlema seda, et tegelikult noor kolleeg on seal väga väärtuslik partner. Meid väga usaldatakse ja ma juhtusin siis sellisesse suurepärasesse tervisekeskusesse, kus oli, ma ütleksin juht suure algustähega, et keda kõik austasid, aga samal ajal kõik
või ta oli hästi toetav ka minu suhtes. Ja see oli väga tugev praktiline kogemus, mis ma sealt sain, sest et ongi, et Soomes perearstikeskuses me tegime pisikirurgilisi lõikusi, tegime põlvepunktsioone, põlvesüste, põlvevalutajatele, et ikkagi seal oli see võimalus tegelikult, kui sul oli huvi areneda, olid ikkagi väga, väga suured. Ja et ka põhjus miks ma sinna läksin, oli see, et ma soovisin, ütleme, oma esimese kodu sissemaksuks siis raha koguda ja see oli selline ikkagi ainukene variant seda veidikene nagu kiiremini teha. Mul on väga hea meel, et sa oled tagasi, aga millal sa tagasi tulid? Ega ma päris ära ei käinudki. Selles osas, et ma olin niimoodi, et too aeg andis ülikoolis teha nii, et ma tegin oma tsüklid nagu kiiremini ära, nii et ma lõpetasin oma 5. kursuse varem ära, nii et ma olingi terve 5. kursuse suve, et ma sain sealt minu arust kas 1,5 kuud natuke varem mindud kui teised. Siis 6. kursuses meil oli too aeg paar kuud sellist teoreetilist osa ja siis oli terve aeg oli praktika. Siis ma olin terve praktika, tegin Soomes ära ja residentuuri aegu ma tegin 2 siis residentuuritsüklit veel Soomes. Ja umbes selline aasta natukene peale ma olen Soomes ära olnud. Just ongi, ütleme, õppinud soome keele selgeks ja saanud ka tõesti väga-väga hea kogemuse nagu arstina. Et selles osas ma arvan, see on olnud äärmiselt väärtuslik kogemus minu elus, et see ei olnud kindlasti lihtne, aga ma ei muudaks seda kindlasti. Ja ma usun, et see soome keel tuleb sulle ka täna kasuks. Ja kuigi ma pean ütlema et meil on soome patsiente ka, aga paljud neist räägivad nii head eesti keelt, et ikkagi rohkem läheb ta eesti keele poole, aga ma arvan, et ikkagi kuskil ajus soome keel on ilusasti veel alles, nii et kui on vaja, siis saab seda väga ilusasti kasutada. Ja räägime kuulajatele ka veel, kuidas sa siis oma kliinikuni jõudsid. Et ma saan aru, et kõigepealt said juba oma kodu, aga siis sealt edasi ka veel. Selles osas kliiniku, ütleme, soov kliinikut teha oli mul väga-väga pikalt, et ma teadsin, et see on mingi hetk minu nagu kaartides kindlasti kirjas. Ütleme, elu saatis teele sellised võib-olla natukene, ütleme, tollel hetkel mõtlesin, et takistused, aga mõnikord ongi nii, et kui mingi uks sulgub, siis tegelikult see on selle jaoks, et sa valiksid selle õige tee ja ma võib-olla väga detailidesse ei läheks selle aja osas, aga ütleme nii, et teatud rasked momendid elus tegelikult on mind kindlasti väga oluliselt surunud sinna, kus ma pean praegusel hetkel ja ka tulevikus olema, et ma ei ütle, et absoluutselt kõik asjad elus juhtuvad põhjusega, aga ma arvan, et on väga palju asju elus, mis juhtuvad põhjusega ja mõnikord ka äärmiselt ebamugavad ja kohati ka ekstreemsed olukorrad võivad sind nagu suunata tegelikult sinna, mis on pikas perspektiivis su arengu mõttes nagu ainuõige valik. See muidugi, ma toon alati välja, et ma ei arva, et see tervise osas on õige, et ma ei arva see, et kui osadele inimestele, eriti lastele on antud mingid vintsutused, et see peaks olema mingi suurema põhjuse või eesmärgi täitmiseks, seda kindlasti mitte, aga ütleme sellised argilisemad nagu küsimused. Aga nüüd, kui sa siis tegidki, ütleme, nahaarstina alustasid, et mis sul oli võib-olla selline kõige suurem üllatus või asi, milleks sa ei olnud kuidagi valmis? Kui ma päris ausalt ütlen, siis eks kui esimest korda sellist asja teha on ja et eks oled ka mingites asjades väga naiivne, et see on esmakordsed kogemused, et eks neid komistuskivisid oli väga palju. Et vahepeal ma ütlesin ka oma abigaasele, et ma ei tea, et mida see elu üritab nüüd teha, et kas ta üritab mind nagu suunata nii tugevalt sinna, et sa pead sellega nagu hakkama saama ja sa pead selle ära tegema või lihtsalt üritab mulle lihtsalt
midagi muud nagu näidata, aga võib-olla jah, selline kõige keerulisem ja üllatavam oli see, et kui keeruline on tegelikult selle õige pinna leidmine. Et ikkagi meie pakume heaoluteenust ja ma arvan, et see keskkond, kuhu me patsiendi kutsume, on äärmiselt oluline ja see on üks osa sellest kogemusest. Et jah, ma ütleksin seda, et väga hea pinna leidmine oli keeruline ja seal ka meil oli veidikene viperusi teel, et me kohe ei jõudnud selle õige pinnani, aga lõpuks õnneks jällegi elu suunas meid sinna, kus me peame olema. Mu enda ema on ka arst või oli perearst ja ma mäletan, kui tuli see reform, kus kõik perearstid pidid hakkama nii-öelda FIE-deks ja ise nii-öelda ka ettevõtet juhtima ja talle nagu üldse see ei meeldinud ja ta ütles, et ma tahan oma arstitööd teha, mitte tegeleda siin mingi paberimajandusega. Et kuidas sina tunned ja kui palju täna sinu ajast läheb, siis ütleme, üks osa on see nii-öelda arstitööle ja teine osa siis selle kuidagi töös hoidmise peale? No ütleme nii, et ma ei ole muidugi väga mingisuguseid juhtimiskoolitusi läbinud, sest mul ei ole lihtsalt selleks aega, et praegu mul on elukool käsil, mis mind suunab. Aga ma pean ütlema, et tegelikult ma teen ikkagi 8-9 tundi päevas tööd, ikkagi kliinilist tööd ja ütleme selline kliiniku rannimine on ikkagi pigem kas hommikul enne tööd vaatan sellised jooksvad asjad üle ja õhtul siis, kui lapsed on magama pandud, siis on sellised pakilisemad asjad. Ütleme nii, et ma ei tea, kas see on võib-olla meditsiini siis süsteemi eripära või aga mul on tõesti jah, see kolleegid on nii head, et praegusel hetkel, ma ei ütle, et see jääbki nii, aga praegusel hetkel on tõesti nii, et tegelikult me oleme nagu üks ühine tiim, kellel on ühine eesmärk ja ma tunnen, et ma saan ka väga palju asju tegelikult delegeerida oma suurepärastele kolleegidele, olgu see siis tõesti sellised argisemad mingi tellimise küsimused, aga ka näiteks patsientuuri mõttes, et üks inimene ei saa olla suurepärane kõikides asjades ja mida me kliinikus väga palju teeme, on see, et ongi, et me jagame oma patsiente, et kui üks inimene on ühes asjas väga hea, siis see patsient on tema juures, kui keegi teine on mingis asjas parem, siis me suuname selle patsiendi juba kolleegi juurde, et see mulle nagu meeldib, et meil on selline üritame sellist terviklikku lähenemist oma patsientidele pakkuda. Ja kui suur see tiim on? Praegusel hetkel on meil 11 inimest, aga siin on liitumas mõned uued inimesed ja ütleme natukene see teenuste valik siis loodetavasti siin lähima poole aasta jooksul laieneb. No ikkagi juba suur tiim, ütleks, et seda kõike hallata ja manageerida. Jah. Aga läheme nüüd siis nende nahateemade juurde ka, et sa võtsid, et nii-öelda holistiliselt või püüate ka tervikult läheneda, et kui mõelda sellistele nahaprobleemidele, et siis on need ju tihti seotud ongi stressi, toitumise ja üldse elustiiliga. Et võib-olla kust sina näed, et just need nahaprobleemid üldse oma alguse saavad? No ütleme nii, et nahk on meie kõige suurem organ ja neid nahaprobleeme on ütleme peaaegu et mustmiljon ja erinevatel eluperioodidel on meil erinevad nahamured. Et kui me räägime kõige sagedasematest haigustest, mis on näiteks akne, et sellega puutub kokku selline 80-85% rahvastikust, et siis põhiline on ikkagi sellised hormoonide muutused teismeeas on ja. Ja ega paljude nahahaiguste puhul me päris lõpuni ei suuda öelda, et tead, et see nahahaigus on sul põhjustatud sellest, et see on ikkagi üldiselt erinevate faktorite koostoime. Geneetika, väliskeskkond, stress ongi, et kas me suitsetame, kuidas me magame ja nii edasi, mis kosmeetikat me kasutame. Et seda ma olen viimasel ajal võib-olla isegi natuke liiga palju rääkinud, aga tõesti
ka see kosmeetikatööstus ja see, kui palju nagu naistele eriti suunatakse seda, et sa pead nagu kasutama 9-astmelist nahahoolduse režiimi, et su nahk oleks särav, et noh, siis ütleme, reaalne elu päris nii ei ole, et nahaarstina sagedasti me näeme tegelikult seda, et liiga palju tooteid teeb rohkem halba kui head. Et jah, nii et neid faktoreid on mitmeid, et ühte kindlat faktorit välja tuua ei saa, aga ütleme, on jah, lisaks geneetikale ongi meie väliskeskkonna mõjurid ka täpselt samamoodi UV-kiirgus ehk siis päike. Kui inimene sinu vastuvõtule tuleb ja oma nendest, ongi, ma ei tea, mul on punnid näiteks on ju, et kui palju sa uurid nagu seda tausta või kuidagi elustiili asja või asud sa kohe ravikallale pigistama? ja ei väga, ühesõnaga, mis peab meeles pidama selle podcasti juures, punni ei tohi pigistada. Tahtsin küsida, oled sa kunagi ise pigistanud? No ja ega ma olen ka kõigest inimene enne seda, kui ma dermatoloogiks hakkasin, et ütleme praegu ma ikkagi seda pigem ei tee, aga see ei tähenda seda, et mul vistrikku ei ole, et mis ma tahan kõikidele inimestele nagu südamele panna. Et ma näen 20 inimest ilma meigita päevas ja kaasa arvatud iseennast, et mitte kellelgi ei ole perfektset nahka, et ärge pange endale seda nagu eesmärgiks, et nahk on dünaamiline organ ja see, et vahepeal tuleb mõni vistrik, see on täiesti okei. Kui neid vistrikke hakkab liiga palju tulema, siis peaks ikkagi pöörduma nahaarsti poole. Aga jah, vistrikke ise ma ei pigista, aga jah, kui patsient tuleb vastuvõtule ja siis ma väga paljudel juhtudel, kuna minu sellised ütleme, nahahaigused, millega ma tegelen, on akne, rosaatsia ja pigmendi probleemid. See ei tähenda seda, et ma teistega ei tegelen küll, aga ütleme, see on ikkagi selline suur enamik minu patsientuurist. Ja eriti akne ja rosaatsia puhul on ülioluline see, mis on see nahahooldus seal kõrval. Olles ise rosaatsia all kannatav inimene, kellel on ka veits sellist täiskasvuni aknet vahepeal viskab, ma tean väga täpselt, et nahahooldustoode ja valesti valitud nahahooldustoode tegelikult võib oluliselt seda naha probleeme ägestada. Et näiteks ongi, et kui mul endal tekib mingisugune nahaprobleem, siis ma sagedasti võtangi endal kreemi vähem rasvaseks või siis jätan seal, ütlen ausalt, mõnikord ka päiksekaitsekreemi olen ära jätnud, sellepärast, et kui mul on ikkagi selline väga äge ja aktiivne, ongi olnud siin laste kõrval rosaatsia, siis see naha hooldusega saab ikkagi seda oluliselt nagu reguleerida. Täpsusta korra võib-olla kuulajatele, mis see rosaatsia on? Ühesõnaga, rosaatsia on, kui akne keskmine patsient on selline teismeline, siis rosaatsia algab selline 30ndate alguses keskpaigas klassikaliselt. Ja see on nahahaigus, millele on iseloomulik kesknäo punetus, laienenud veresooned põskedel, sellised õhetushood, kuuma ja kipituse tunne, et see, nagu ma armastan öelda ka, et see rosaatsia nahk on äärmiselt pirtsakas, et enamik tooteid, mis rosaatsia patsientidele peale panna, neile ei sobi. Ehk siis lühidalt öeldes rosaatsia on siis laienenud veresoonte ja punetusega kulgev haigus, mis algab tavaliselt 30ndate alguses keskpaigas. Kas sellest saab ka nagu välja tulla või ära ravida või see on selline, mis on ja mingitel hetkedel lööb välja? Me saame teda tegelikult hea nahahoolduse ja tegelikult teatud protseduuridega väga ilusasti ja ka teatud ravimitega väga hästi kontrolli all hoida, et rosaatsia nagu ka enamik nahahaigusi on kroonilised. Ehk siis välja ravida me neid paljudel juhtudel ei saa, aga sellise õige raviskeemiga me saame hoida neid ilusasti kontrolli all. Et jah, välja ravida teda ei saa, aga täpselt ongi, et õige nahahooldusega ja ütleme patsienti nõustades ägestavate faktorite osas on võimalik seda haigust ikkagi väga ilusasti kontrolli all hoida, nii et see inimest ei häiri. Et kui ma ütlen inimestele, et mul on rosaatsia, siis mitte keegi mind ei usu, sest et mul ütleme ei ole aastaid enam selliseid nagu suuri õhetushoogusid olnud, aga mul algas jah see 20ndate lõpus peale, kus siis oligi, ma mäletan, olid paar
koosolekut ja siis ma tundsin, kuidas mul see nahk läks hästi-hästi punaseks, ta ei rahune maha ja siis mingi hetk viskas natukene vistrikku. Minu puhul jällegi, see on geneetiline eelsoodumus ka, aga kuna ma olen olnud teismeas meeletu solaariumis käia, väga palju päevitanud, siis 100% minu see UV koormus, mida ma olen kunagi saanud, on tegelikult seda nahahaigust väga tugevalt esile kutsunud. Ja kas need pigmendilaigud on ju, et kas need on samamoodi kuidagi tuleb pigem selle päikesekiirguse ja ma ei tea, solaariumiga tulevad välja või? Ja ütleme, kui me räägime pigmendist üleüldiselt, siis see on nagu selline vihmavari termin ja ütleme, kui me räägime kõige sagedasematest pigmendi probleemidest, siis 2 neist on solaarlentiigod, mida siis nimetatakse, aga ütleme rahvapäraselt maksalaikudeks. Maksaga neil ei ole mitte mingit seost, lihtsalt nad on võib-olla siis maksavärvi, aga ta on jah, ütleme elu jooksul saadud päikesekiirgus ja see on hästi iseloomulik selline teravalt piirdunud, sagedasti siuke mündikujuline laik näos, dekolteel või labakätel, et see on klassikaline. Ja teine, mis on nüüd naistel hästi sage, on melasm, mis on krooniline probleem. See algab sagedasti seal 20-ndates ja võib halveneda raseduse rinnaga imetamisega ja seda nimetatakse ka mõnikord selliseks rasedusmaskiks, ehk siis naisterahvastele võib isegi selline nagu pigmendivunts ette tulla või siis siin laubale selline nagu helepruun laik, mis siis suvel läheb oluliselt tumedamaks. Et pigmendiprobleemide puhul, kuigi jah, me kasutame ka seal erinevaid pealemääritavaid ravisid, laserravisid, siis baasravi on alati hea päikesekaitse ja soovitavalt pigmendiga päikesekaitse. Miks on pigmendiga päikesekaitse tähendab siis see, et päikesekaitsel on toon juures. Ja miks on oluline on see, et on näidatud, et eriti melasm ei ägesta mitte ainult UV-kiirgus, vaid seda ägestab ka nähtav valgus. Ehk siis päike ei anna välja mitte ainult UV-kiirgust, vaid ta annab ka nähtavat valgust. Aga nüüd tavaline valge päikesekaitsekreem ei anna meile kaitset nähtava valguse osas. Ja just nimelt see sinine valgus on siis see, mis on näidanud, et seda pigmentatsiooni võib nagu halvendada. Nii et kõigil, kellel on pigmendiprobleemid, peaksid kasutama siis värviga päikesekaitsekreemi suvel kindlasti, aga ideaalis läbi terve aasta. Sa minu meelest just tõid välja selle solaariumi teema ja noh, need ütleme noortel, et kui see teadlikkus ei ole võib-olla nii kõrge ja noh, ma ei tea, sa ei taha valge olla või mõned isegi ütled, et see päikesekiirgus annab vaata sulle energiat ja sellist elujõudu, et käiakse ka selle pärast veel solaariumites, et no selles osas, kui ma ühe asja saaksin oma elus ümber muuta, siis see oleks see, et ma ei käiks mitte kunagi solaariumis. Et sellepärast, et ütleme nii, et ei ole suuremat naha vanandajat, kui on solaariumi kiirgus. Et kes tahavad jumekad olla ja ma saan täiesti sellest aru, aga siis ma soovitaksin ise pruunistavaid kreeme või siis spreitänni, et uuringud ei ole näidanud, et see kuidagi nahale või organismile üleüldiselt halvasti mõjuks, aga jah, et seda ma ka muidugi ei arva, et kui tuleb see esimene päike, et siis me peame kõik varjuma, et aga pigem on lihtsalt see, et tõesti selliseid väga pikki päikesevanne mitte võtta, ja päevitamist ma üldiselt ei soovita. Ja no ma julgen väita, et ma ise olin kunagi täielik, võiks öelda isegi tanoreksik, et mulle ikkagi, ma olin läbi aasta ikkagi väga-väga pruun, aga ma lõpetasin päevitamise ja solaariumis käimis juba varem päevitamise ma lõpetasin 22. eluaastal, nii et ma praeguseks ei ole põhimõtteliselt 15 aastat nagu päikest võtnud, nii et ma saan aru nendest inimestest, kes tahavad olla jumekad, sest ma olen olnud seal, aga mul just käis üks päev üks patsient ka, kes on olnud terve elu hästi selline päikeselembeline, aga kuna
tal sai diagnoositud mitu basaliomi, siis me iga kord rääkisime ka, et no tead, et ikkagi see päike on ikkagi üks nendest faktoritest, mis seda põhjustab. Ja siis ta on nüüd siin aastaga või pooleteisega ikkagi oma päikeseharjumusi väga muutnud ja siis ta ütleb ka, et aga tead, et tegelikult saab nagu olla soojal maal ja ka Eestis niimoodi, et sa ei pea lihtsalt lesima, et sa saad ka teistmoodi sellest soojast ilmast ja päikesest rõõmu tunda, aga sa ei pea päevitama. Et see on jah, pigem natuke harjumuse küsimus ka. Aga kui sa nüüd oled harjunud olema või oled mingil eluetapil väga palju päevitanud, kas see kuidagi nahk ikkagi taastub või see nii-öelda pahandus on juba tehtud ja midagi enam ela edasi nüüd? Selles osas jah, et pahandus on minu poolt juba tehtud, ma olen oma rosaatse kätte saanud, aga ikkagi see, kui lõpetada see ära, siis sul lihtsalt see kumulatiivne või see kokku saadav päikese kahjustus nahale jääb lõppkokkuvõttes väiksemaks, et selles osas jah, et kui nüüd kokku võtta, et siis kui ma midagi soovitan, siis on see, et solaariumisse mitte keegi oma jalga ei tõstaks. Lähme selle akna juurde veel korra tagasi, et see on tõesti hästi levinud ja need probleemid tekivad just teismeeas, et mis on võib-olla need esimesed asjad, mida need noored või siis nende vanemad saavad oma lastele soovitada, et ma küll tean, et ongi, et nad tahaks ju kõik ära katta, on ju, sest nii jõudnud on sinna kooli minna ja samas ma tean, et see ju ei hinga üldse, on ju, aga et kuidas neid siis toetada või aidata? No see oleneb jah, ütleme akne raskusest, et kui on tegemist sellise kergema aknega, siis tegelikult võib saada abi ka sellisest apteegi tavakosmeetikast, neil on olemas ka ilma retseptita ravikreemid, mis siis aitavad veidikene seda kometooni eemaldada. Ja samamoodi siis sellise kergema akna puhul võib ka, ütleme, proovida kosmeetikut. Kui on aga tegemist sellise mõõduka või raske aknaga ja need asjad ei ole läinud naha hooldusega paremaks, siis tegelikult minu soovitus on see, et ikkagi võimalikult kiiresti pöörduda dermatoloogi poole. Sellepärast, et üks asi on see, et nagu sa ise väga ilusasti ütlesid, et need lapsed tahavad enda nägu ära peita ja et keegi neid ei näeks ja neid seda vistrikku ei näeks, aga probleem on see, et akne jätab väga paljudel juhtudel, eriti mõõdukus ja raske akne jätavad armid. Ja armi ravi, jah, me teeme laseritega, me teeme teatud süstidega ja on ka muid protseduure, mida me sinna peale teeme, aga päeva lõpus on see kõige parem aknearmide ravi, on ja jääb, on see, et on õigeaegselt ravitud akne. Ehk siis tegelikult selle põletiku peab sealt maha saama, kui ikkagi see akne on selline keskmise raskusega, siis peaks pöörduma dermatoloogi juurde, sest et ikkagi meil on vaja sagedasti panna sinna peale kas ravikreemid või siis tablettravi. Nüüd, mida vanemad saavad teha, on see, et vaadata, et neid nahahooldustooteid liiga palju ei ole, et vältida kõikide õlide kasutamine, sest õlid on sellised oklusiivsed, põhjustavad akne halvenemist. Ütleme, siis jah, meiki võimalikult vähe, aga ma saan ka inimlikult aru, et kui see nägu on selline vistrikuline, siis sa tahad seda peita. Aga nagu ma ütlesin, et kui ikkagi kodustest asjadest abi ei saa, siis peaks võimalikult vara minema nahaarsti juurde. Võib-olla see olekski see moment, kus ema või isa saavad oma last aidata, et mitte, et ta ei hakka TikTokist või Instagramist neid soovitusi üles korjama ja proovima sadade eurode väärtuses erinevaid tooteid, mis paljudel juhtudel ei pruugi aidata. Kui aitavad, suurepärane, aga ikkagi, kui see asi on juba pikale veninud, siis peaks selle lapse tooma arsti juurde. Aga mis on see põhiasi, mida tehakse kuidagi valesti või on levinud, et vot see peaks aitama?
ma tean üks asi, et ära pigista neid punne. Ma ei saa aru, miks inimestele meeldib neid, mulle ka meeldib, et ei ole küll võimalust väga, aga ma ei tea, see on kuidagi. Äkki see on mingi stressimaandamine. Mulle tundub ka. Ja, et sa teed mingisuguse protseduuri ja siis sa tegelikult mingil määral paljudel juhtudel näed, kuidas sa vabaned sellest, aga ma arvan, et üle 90% praegustest kuulajatest võib nagu nõustuda sellega, et kui sa selle vistriku ära pigistad, siis väga vähestel kordadel ta läheb paremaks, et sagedasti tegelikult see põletik venib selle võrra pikemaks ja lisaks on probleem see, et sellise mehaanilise trauma lisamine tegelikult siis suurendab armistamise riski. Et ise ma nende vistrikute pigistamist kindlasti ei soovita. Et jah, ütleme see vistriku pigistamine ja ongi neid soovitusi ja seal TikTokis ja sotsiaalmeedias üleüldiselt on must miljon, kuidas sa peaksidki, ma ei tea, erinevaid maske proovima või mingeid seerumeid. Et paljudel juhtudel see ikkagi ei aita. Et seal on vaja ikkagi see kometoon ära lahendada, sest akne, ütleme selline põhiline samm, mida lahendama peab, on kometoon, kui ei ole kometooni, ei ole ka aknet, ütleme. Aga selliseid väga efektiivseid komedolüütilisi preparaate käsimüügis tegelikult ei ole. Ja samal ajal jällegi see, et ainult antibiootikumravi ka ei ole akne ravi kindlasti, sest siis me ravime ainult seda põletikku, aga mitte seda kometooni, millest see kõik alguse saab. Aga mis on need põhilised asjad siis, mida peaks selle aknese nahahooldusel just tegema? Hästi siuke rutiin ja igapäevane. Näopuhastus hommikul. Millega sa puhastad siin? Minul on ekstreemselt kuiv nahk, nii et ma pean ütlema seda, et mina hommikul kasutan näopesuks ainult vett, sellepärast, et öö jooksul meil tegelikult tekivad nahale sellised head lipiidid ja need patsiendid, kellel on kuivemapoolne nahk, nad ei pea hommikul vahendit või mingit toonikut või midagi kasutama. Minu nahahooldus on reaalselt nii minimaalne, et ma arvan, on väheseid, kes nii väheseid tooteid kasutavad. Ja põhjus on lihtsalt see, et kuna mul on endal ongi, nagu ütlesin, kuiv nahk, mul on rosaatsia, kui ma väga rasvast kreemi kasutan, siis mul tekib selline täiskasvune akne. Et siis jah, et mul on kahjuks enamik nahahooldustooteid, mis mulle ei sobi ja selle tõttu ma ka pean ütlema oma patsientide puhul, ma usun väga sellesse, et vähem on rohkem, et enne me peame paika saama selle nahahoolduse ABC, me peame selle põletiku kontrolli alla saama ja kui meil on nahk korras ja patsient soovib hakata midagi veel lisama, siis see peab olema väga nagu samm-sammult, aga mitte nii, et ma võtan kõik kohe uued tooted, sellepärast, et kui siis mingi ägenemine toimub, siis on väga raske aru saada, et missugune nendest toodetest ei sobi. Aga nahahooldus, hommikul näo puhastamine, siis niisutav kreem, natukene oodata seal selline 5 minutit ja siis suvisel ajal kindlasti päikesekaitsekreem sinna peale. Aga miks mitte see päevakreem, mis on päikesekaitsega juba? Selles osas, ütleme, kui ei ole sa otsese päikese käes, siis ta mingil määral ikkagi selle SPF-i sinna annab, aga ütleme ausalt, selleks, et saada adekvaatne kaitse siis päevakreemist, siis sinna läheb ikkagi väga-väga suur kogus seda nagu peale. Et pigem jah, ma ise olen rohkem päikesekaitsekreemi kasutaja, aga jällegi, kui pigem töö on selline, et sa lähed hommikul tööle seal 8 aegu ja tuled õhtul 4-5 aegu ära ja sul ei ole, ütleme, siis laud kuskil akna all, sest enamikest aknaklaasidest, tavaaknaklaasidest UVA kiirgus tuleb läbi, mis on siis nagu aging ehk vanandav, et siis ütleme, kui sa ei ole akna all istu, siis ei pea otseselt seda kasutama. Aga kui pigem oled rohkem selline väljas olija, siis või on kontoris akna all,
laud, siis pigem ma soovitaksin jah, ikkagi päiksekaitsekreemi kasutada, et ma tänapäeval on nii palju neid erinevaid variante, et praktiliselt igaüks leiab endale midagi. Et ma ise armastan väga selliseid tooniga päiksekaitsekreeme, sest annab sellise esimese nagu väikse jumega sinna, aga kindlasti need ei sobi absoluutselt kõigile, et pigem need soovitused, mis ma annan, on alati sellised, et igaüks, ütleme, valib siis nendest soovitustest, mis temale konkreetselt toimib ja mis mitte. Nii, et kui sa siis oled ära puhastanud, pannud päevakreemi ja siis vajadusel selle päiksekaitsekreemi, aga kui tahaks sul mingit puudrit vesse või? Ja no selles osas muidugi meik läheb siis sinna kõige peale, aga jällegi on ju... Mida vähem seda parem. Mida vähem seda parem ja mis ma ütlen, et kellel on ikkagi probleeme vistrikega, siis selliseid kreemiaid tooteid ma ise üritan nagu vältida, et mis ma ise teen, ongi see, et ma panen concealeri siis sinna silma alla natukene ja tolmpuudrit peale, et jah, sellist ütleme jumestuskreemi ma pigem kasutan väga harva, sest jällegi kui ma kasutan seda siuke 2-3 päeva järjest, siis tegelikult see nahk on juba selline põletikulisem oluliselt. Aga õhtul siis oleks näopuhastusvahendiga, siis kui soovid, siis mõni retinool või siis mõni ongi arsti poolt kirjutatud retseptiravim ja niisutav kreem sinna peale. Ja kui need on, ütleme siis kaetud ja sul ei ole näonaha probleeme, siis põhimõtteliselt jah, kui soovid kasutada hyaluroonhappeseerumit või vitamiin C seerumit või mõnda muud seerumit, mis sulle sobib, siis see seerum, nagu enamik teavad, alati käib selle niisutava kreemi alla. Aga õhtul see puhastamine, siis tõenäoliselt enam veega ainult ei puhastad. Siis on vahet. Need on ka kas ma ei tea, õliga või õlita või mitseraalid või? Ja, ütleme nii, et ma jällegi annan need vabad käed üldiselt nagu patsientidele, et ma tean, et on dermatolooge, kes väga armastavad sellist topeltpuhastust. Mina ise ei arva, et see on nagu hädavajalik. Ütleme eriti sellise kuivema nahaga patsientide puhul. Et ma ise kasutan pigem ongi sellist maha pestavat toodet, mis on mõeldud õrnale nahale. Aga jällegi, kui mõnele patsiendile sobib see topeltpuhastus paremini, siis nagu ma jällegi ütlen oma patsientidele alati, et sina elad oma nahas 24/7 ja sina näed, kuidas sinu nahk reageerib, mis tunnet see sulle tekitab, et usalda oma nahka. Et mina, ütleme, oma patsiendiga olen lihtsalt selline koostööpartner ja me saame need ütleme, soovitused oma vahel läbi rääkida, aga ma kindlasti üldiselt ei suru, ütleme, oma arvamusi või oma tõekspidamisi nagu peale, et inimesed sagedasti ise tunnetavad ära, mis neile sobib ja mis mitte. Jah, need on nüüd siis aknega moodlevad inimesed, aga kui me mõtleme sellised, kellel juba enam ei ole, ütleme, mingid punne, selline igapäevane normaalne nahahooldus on tegelikult üsna sama on ju, et aga kas need sellised kallid kreemid siin mõned, ma ei tea, paarisaja eurosed on ju, kas need kuidagi ikkagi annavad rohkem efekti või ma ei tea, on paremad kui siis soodsamad või ma ei tea, apteegist ostetavad kreemid näiteks, ega seal on ka kallemaid ja odavamaid, eks? Jällegi, ma ütleksin seda, et see oleneb hästi patsiendist, aga kindlasti ei tähenda seda, et kui ma ostan 200 eurose kreemi, et siis see teeb mu nahale imesid, et ütleme ausalt, et ikkagi kui me räägime sellisest vananemisvastasest meditsiinist, siis nahahooldus on ülioluline seal on ja ongi, nagu me rääkisime sellest nahahoolduse ABC-st, päikesekaitsekreemid ja nii edasi, aga ikkagi kortsude vastu mitte üks kreem väga ei aita. Retinoidid, nad ütleme parandavad naha kvaliteeti, suurendavad kollageeni produktsiooni, elastiini, selliseid kämpusid parandavad, aga nad ei võta ära, ütleme, miimilisi kortsusid. Ikkagi selle jaoks meil on teised protseduurid. Mina ise ei kasuta 200 euroseid kreeme, et aastaid ma kasutasin tegelikult ainult apteegikreeme. Nüüd ma olen endale ühe teise kreemi leidnud, mis on, ütleme, apteegiketist nagu väljaspool,
aga pigem on lihtsalt see, et vaadata seda kreemi, mis sa ise tunned, et tekitab sul sellise meeldiva tunde, et ta ei tekita sellist kihitunnet, sa tahad seda kasutada ja samal ajal ka jälgid seda, et ta ei ägestaks sul seda nahahaigusi, et kui ikkagi oled võtnud uue kreemi kasutusele ja mõni kuu pärast kreemi alustamist see nahk nagu ägeneb, et siis võib-olla, et mõni uus toode, mis sa oled võtnud kasutusele, tegelikult ei sobi sulle. Ja kui sa rääkisid nendest miimikakortsudest või ma ei tea, ilukortsud, et kui ikkagi seda ka, ma ei tea, inimesed ikkagi vaatavad ja ma arvan, et võib-olla ise panevad rohkem tähelepanu kui teised, et ja need nägemused on ka erinevad, et minule näiteks meeldib, et inimesel on need miimikakortsud ja et võib-olla ei ole neid süste tehtud, et nägu ei liigugi kuhugi poole, on ju, et aga on sile, on ju. Et see on jälle tõenäoliselt maitse asi, et sa juba ütlesid, et võib-olla et kreemi kindlasti niisutamine aitab, aga otseselt ära neid ei hoia, et mis nüüd seal need järgmised sammud on, et kui ikkagi inimene tahab kuidagi väga hea ja nooruslik välja näha. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et selles osas, et kui me räägime nüüd mingitest protseduuridest, siis ma saan aru, et seda mõnikord on nagu keeruline teha, et sa ei teeks seda mitte kellegi pärast, on ju, et sa ei pea tegema mingeid protseduure sellepärast, et keegi ütleb sulle, et pigem on see enesetunde küsimus, et kui sina vaatad peeglisse ja sind midagi häirib, siis on mõistlik sellega tegeleda, aga kui see sind ei häiri, siis absoluutselt, ma olen täiesti sama meelt, et ei pea mitte midagi tegema. Et ütleme, kui nüüd rääkida nahahooldusest edasi, on, et päiksekaitsekreemid, selline hea nahahooldus on seal olemas. No ütleme nii, et kui ma räägin nüüd kliinikus tehtavatest protseduuridest, siis kindlasti meie kliiniku vaieldamatult kõige populaarsem protseduur on botuliinteraapia. Et paljud teavad, et see on miimiliste kortsude siis silumiseks või vaos hoidmiseks, ja teine asi, mis ma ikkagi väga palju ütlen, on see, et väga oluline on ka selline ühtlane ja ilus nahk, et kui ongi, et on sellised laienenud veresooned seal näo peal, siis sagedasti need naisi häirivad need, või siis kui on mõned punased täpid või siis ongi need solaarlentiigod, sellised pruunid laigud näol, et siis on, ütleme, see laserteraapia ikkagi esmavalik, ütleme ausalt, et seal samamoodi teatud selliste pindmisemate protseduuridega saab need asjad, ütleme, heledamaks, aga laserprotseduuridega me jõuame ikkagi veidikene sügavamale sinna, kus see sihtmärk või see probleem siis asetseb. Et ja päeva lõpus nahaarstin ikkagi, et kõige alus on see põletikuvaba nahk, et see on ikkagi esmane siis eesmärk ja siis on tükk tühja maad ja siis tulevad ülejäänud mõtted. Kui palju on ju nahaprotseduure, mis ma ei tea, näha, kui midagi juhtunud, et inimesed pöörduvad neid, teevad mingeid lõikse või süste või asju ja kui palju on siis neid, kes lihtsalt nagu ilu pärast neid protseduure teevad? Sa mõtled eelkõige süste? Ja ma mõtlen süste või ütlem, ma ei tea, kas ta mingeid lõikusi ka? No meie praegusel hetkel oma kliinikus veel lõikusi ei tee. Ainukesed lõikused, mis meie teeme, on siis sünnimärkide kirurgiline eemaldamine ja nahakasvajate kirurgiline eemaldamine. Aga lõikusi me praegusel hetkel ei tee, et ega enamik süsteprotseduurid pigem ongi ikkagi selleks, et inimesed ise soovivad seda, et neid mingisugune asi seal näos, ütleme siis veidikene häirib või soovivad sellega tegeleda. Kas seal tekib ka sellist nagu sõltuvuse teemat, et kui sa kuidagi sellele teele asud,
et siis sa ju fokusseerid, et näed see asi, noh, et sul mulle tundub, et seal on nagu, sa võid lõputult seda teha ja ka lõputult raha panna ja ma usun, et mingi hetk see prioriteet muutubki, et see kuidagi, see muutub sulle nii oluliseks ja kuidas sa ise, oled sa sellega kokku puutunud? Tead, nagu kindlasti on neid patsiente, aga ma peaksin ütlema seda, et ikkagi ma tunnen, et meie oma kliinikus absoluutselt kõik mu kolleegid on pigem patsientide partnerid, et kindlasti ei ole nii, et patsient tuleb, ütleb, et ma tahan seda saada, et kui me näeme, et see ei ole vajalik, siis väga paljudel juhtudel me ütlemegi, et ei, et see konkreetne protseduur ei parandaks mitte midagi, see teeb rohkem halba kui head, et ongi, et mõnikord on see, et patsient on hüperfokusseeritud mingisugusele probleemile, mis tegelikult ei ole probleem. Et siis me pigem oma, ütleme, konsultatsiooniga üritamegi patsiendi saada sinna poole, et kui sina vaatad ennast peeglis, siis sa ütleme, keskendud sellele ühele konkreetsele probleemile. Aga kui tavainimene või võõras inimene sind vaatab, siis ta vaatab su nägu tervikuna, mitte et ta ei fokusseeri mingile ühele konkreetsele siis muutusele seal. Et ma ütleksin seda, et meie patsient pigem ei ole selline, et meie patsient suurel määral on haritud, endaga rahul olev naisterahvas ja et pigem seda ei ole, et noh, ma ütlen selle esteetilise meditsiini, ütleme, murekoht on tõesti see, et teatud juhtudel, kui mingeid protseduure teha, siis eriti täitesüste, et siis inimesed lähevad väga nagu ühte nägu, aga täitesüstid on suurepärased, kui neid teha õigesse piirkondadesse, mõistliku kogusega, et on piirkondi, kus ilma nendeta ei saa, aga tänapäeval on nii palju muid variante, ütleme, ongi selle naha kvaliteedi parandamiseks, et jah, aga jah, ma ütleksin, et meie kliinikus pigem seda sõltuvuse probleemi ei ole, et jah, meil on küll, ütleme, patsiendid, kes käivad regulaarselt, aga see kindlasti ei ole siuke kord kuus või noh, paari kuu tagant, et see pigem on ikkagi natukene nagu harvem, et jah, et see oleneb patsiendist, aga oleneb ka sellest, et kes selle patsiendi kõrval on, et kui see inimene on, nagu ma ütlesin, hüperfokusseeritud mingisugusele probleemile ja siis, et anda siis, ütleme, sellele tulele seda võimu juurde, et jaa, et on küll nii, et me peaksime seda tegema, et siis ma arvan, et on see oht. Aga kui me olemegi partnerid sellel teekonnal ja ütleme, see ikkagi lõppeesmärk on hästi hoitud ja terve ja endaga rahul olev nii füüsiliselt kui vaimselt inimene, et siis pigem ma arvan, see ei saa probleemiks, kui see on jah, koostööna need asjad ja protseduurid paika pandud. Sa tõid hästi olulise teema, et seesama enesehinnang. Et kas noh, võib-olla noorematel on see enesehinnang madalam ja sotsiaalmeedia, ütleme, ajastul ka, et kõik need filtrid ja asjad on, tundub, et kõik on ideaalsed ja kellelgi ühtegi punni ka ei ole. Et kas sa näed, et on kasvanud kuidagi noorte osakaal? Või üldse on suurenenud näiteks huvi nende teemade vastu või teenuste vastu? No selles osas, kuidas ma ütlen? Pigem ma ütleksin, kindlasti huvi on suurenenud, on, et jällegi, kui me räägime sellest kõige sagedasemast protseduurist, mis on siis botuliinteraapia, absoluutselt selle vastu on huvi suurenenud, aga kas ma ütleksin seda, et see on selline ebaterve, pigem ei. Sellepärast, et me ei tee mitte kunagi näiteks botuliini, me ei tee mitte kunagi seda patsiendile, kellel on ideaalne laup. Et kui me räägime ka, ütleme, ennetusest esteetilise meditsiini mõttes, siis ennetus ei ole mitte kunagi see, et me võtame 20-aastase noore inimese ja hakkame teda süstima, et ta laup oleks 40-aastaselt samasugune nagu 20-aastaselt. Absoluutselt mitte. Et ennetus on ikkagi, algab sealt, kui inimesel on olemas rahuoleku kortsud. Ehk siis, kui ta vaatab peeglisse ja
ta ei tee mingit nägu ja ta näeb neid nagu kortse ja kui need teda häirivad, on ju, et jällegi, et see ei pea mitte kedagi mitte kunagi häirima, aga on inimesi, keda see häirib, et no ütleme jah, et botuliini me hakkame tegema seal, ütleme jah, 30ndate keskpaigas sagedasti, osadel juhtudel varem, osadel hiljem, aga jah, et sellist asja, et meil tuleb nagu noor inimene, kellel on perfektsed huuled ja ta tahab huuli suuremaks saada, no sellist asja meie kliinikus on lubamatu, et meie kliiniku patsiendid on meie visiitkaardid ja me ei saa mitte kunagi lubada sellist asja, et me ei ole ise oma tööga rahul, et me üritame ikkagi oma patsient absoluutselt kõik käsitleda nii, nagu me tahaksime, et meie, kui me oleksime patsiendid, et meiega käitutaks. Nüüd ma veel uurin, et mis on selline suurim müüt nahahoolduses või ütleme ilukirurgia või nende süstide kohta, mida sama töös pidevalt, ma ei tea, kuuled või oled kokku puutunud? No ütleme nii, aastaid tagasi oli kindlasti see, et botuliin teeb suured huuled, aga tänapäeval õnneks, no ma ütlen, patsiendid on nii targad ja nii nagu teadlikud, et seda me pigem enam ei näe, et botuliinteraapia on tõesti siis lihaste selliseks lihaste lõdvestamiseks, et tema mahtu näole juurde ei anna, et kui on sellised suuremad huuled, siis need ei ole kunagi botuliiniga saavutatud. See on kohe esimene asi, mis mul nagu meelde tuleb, aga kui ma mõtlen veel, no ütleme, kui me nahahaigustest räägime, siis sellest, et äkki päikesekaitsekreemid põhjustavad nahakasvajaid, ei põhjusta, et siiamaani ei ole ükski uuring seda toetanud ja et pigem on ikkagi nii, et selline liigne päikese võtmine ja päikesepõletused, eriti lapsepõlves, siis suurendavad seda nahakasvajate tekkeriski tulevikus. Need on võib-olla sellised põhilised müüdid, aga ma ei tea, äkki sul on endal mingi, kui sa mõtled selle nahahaiguste peale mingi lause, mis sul meelde tuleb? Kohe niimoodi ei tulegi. Ma mõtlen, näiteks mul endal on tedretäpid, et kui sa ka rääkisid, et see on kaasasündinud, et mõni ütleb võib-olla, et mingid laigud näos on, aga see on tõesti mingi jälle nahatüüp. Ta on nahatüübiga seotud, jah. Ja ma mäletan ka, et mingi hetk nagu häirisid, mingi hetk seal tegelikult on mingi jume annab, on ja ma mäletan, mu ema just rääkis ka, et ta ikkagi hästi kooris ja ma ei tea, tegi eledaks ja et tegelikult sa võid väga ära rikkuda oma naha igasuguste nende protseduuridega. Ja. Et ma arvan, see sama mõistlikkus ja tõesti, et mitte joosta ühe ja teise vahelt, vaid vaadata vahel enda sisse, et mis mul seda miks mul pole enesekindlust, on ju. Et kas seal on midagi saab muuta ja ma näen ka, et võib-olla mingid väiksed asjad annavad mõnele inimesele väga palju ebakindlust, et me kõrvalt vaatajana võib-olla mõnega täiskasvanu puhul mõtled, mis sul on siis need punnid, ei ole ju hullu, on ju. Aga ma saan, et nendele inimestele endale mõjub see väga palju ja mõne sellise protseduuriga saab tõesti aidata inimese teise kohta. Et aga jällegi, et sa pead kõrval tegelema ka selle enesekindluse teemaga. 100%, nagu ma ütlen ka, et sa võid teha maailma kõige kallimaid protseduure, aga kui sa ise ennast ei armasta, siis tegelikult sa ei vaata peeglisse ja sa ei ole sellega rahul, et ikkagi see ühelt poolt nagu naistena eriti nende ebarealistlike elustandardite seadmine meile, et mulle meeldib see tsitaat, et me peame tegema tööd, nagu meil ei oleks lapsi ja me peame olema emad nii, et nagu meil ei oleks tööd, on ju, et me peame kahes erinevas valdkonnas nagu andma endast nii palju, aga jah, ongi, et see enesega rahulolu ja arusaamine, et teatud sellised ütleme, lävendid on ikkagi ebarealistlikud, mis on pandud, et ma olen täiesti nõus, et see kõik algab tegelikult sellisest sisemisest, ütleme, tasakaalust.
jah, see stress on kindlasti üks faktor, et sa võid, ma ei tea, mida iganes peale määrida, aga kui sa ikkagi, ma ei tea, ei maga, oled täiesti ülekoormatud, noh ja tihti on siis, sa jõuad ka tegeleda oma nahaga, on ju. See kõik jääb unarusse, et mulle tundub, et sealt see 2 sammu tagasi annab oluliselt paremat efekti, kui osta veel kallim kreem. Ja mulle väga meeldib, et sa tõid selle une välja, sest et ma olles ise nagu ikkagi ma väga jälgin seda, et ma läheksin normaalsel ajal magama, sellepärast, et mina pean minimaalselt 8 tundi nagu öösel magada saama. Et ongi see unehügieen, üleüldine eluhügieen, et mõõdukas liikumine, see, mida sa ka sööd, on ju, et tegelikult sellised lihtsad asjad on nii olulised, et me saame ongi hea unega, hea trenniga enda jaoks oluliselt rohkem ära teha, kui mõni protseduur eales saaks. Sama on söögiga, on ju, kui ma ikkagi ajan seda rasvast, ma ei tea, burgerid asju sisse endale, miks ma ootan, et mul nahk nagu ilus oleks või keha ilus oleks, ei ole võimalik, on ju. Jah, ei, absoluutselt, et ütleme, kui me räägime nahast ja söömisest, siis seal on ütleme sellised keskmise kvaliteediga uuringud tehtud ja tõesti on näidatud, et selline läänelik dieet, et sellised kiiresti imenduvad süsivesikud võivad siis tegelikult soodustada akneteket, nii et ütleme, kui on kodus teismelised, kes armastavad energiajooke või gaasilisi magusaid jooke, siis see oleks ka võib-olla see, mida võiks vaadata või et väga palju pitsat ja friikartuleid, et sellised poolfabrikaate ka ja rämpstoitu vähendada, et pigem selline hea kodus tehtud, heast toorainest toit on kõige parem, muidugi ma saan aru, tänapäevase elutempo juures ei ole alati nagu kõige lihtsam teha, aga kindlasti ma ei arva ka seda, et ma üldse ei armasta äärmusi, et ma ei arva ka seda, et see laps siis üldse ei võiks vahepeal nagu natukene patustada, et ma ikkagi usun, et kõiki siin elus võib teha, aga ikkagi mõõdukusega. Nüüd on väga hea küsimus sulle ka lapsed, et sul on ka tütar, et kas on midagi, mida sa oma tütrele ei lubaks teha, et eks teismelise eas ikka tuleb või siis ka hiljem, et ma ei tea, ma tahaks seda või teist, et mis on see võib-olla selline iluprotseduur, mida kuidagi sa näeb seda kaugemale ulatuvat mõju või midagi, mis sa ütled, et kuule, äkki seda ei tee või tee seda, ma ei tea, 20 aastat hiljem? No ütleme, kui me ei räägi iluprotseduuridest, siis solaariumid, vot seal ma paneksin nagu käe ikkagi väga konkreetselt vahele, sest et see on koht, kus ma ise tunnen, et seda ma sooviks lihtsalt ise enda elust välja lõigata, aga teadmised olid too aeg nii palju väiksemad, kui nad on tänapäeval. Ja mis veel, mul oli just üks mõte veel, aga see hüppas mul nüüd peast ära, aga ütleme, solaariumid on kindlasti nagu esimene, kui ma näen, et tal on ilus 12-aastase lapse nahk ja ta tahab hakata meikima, siis ma pigem ütleks, et palun ära tee seda vähemasti sükeste paksude jumestuskreemide kasutamist, ma üritaksin, kui vähegi laps võimaldab lükata nii kaugele, kui vähegi võimalik, sest seal on see, et põhimõtteliselt selline paks jumestuskreem võib panna selle kometooni kinni. Nüüd me tekitasime kometooni ja nagu me varem rääkisime, sellest kometoonist tekib akne, siis sa tahad seda aknet hakata peitma siis meigiga ja sa jääd nagu sinna nõia ringi. Et see võib-olla ka ja mul oli üks mõte veel, aga kui see tuleb mul nüüd veel pähe, siis ma vahepeal hüppan sellele juurde tagasi. Aga kui ta tuleb mõttega, et emme tahan omale tatuud teha. Vot, see oligi nii hea. Sa loed mu mõtteid selles osas, me oleme juba siin natuke rääkinud, see oligi see, vot. Sest ma mäletan, ma ise teismeas, ei kujuta ette, kuidas ma tatoveeringut tahtsin saada. Aga mul oli ikkagi, ma teadsin, mu isa ei arvaks sellest midagi ja mul oli ikkagi nii nagu suur austus isa vastu, et mul on äärmiselt tore isa, ma ei kartnud teda, aga et see oli kindlasti põhjus, miks ma seda ei teinud. Et mu soovitus oleks see tatoveeringute osas ka, et tatoveeringut saada on nii palju lihtsam, kui seda eemaldada. Et võt see oleks ka üks asi, kus ma ütleksin, et oota vähemasti 25. eluaastani, isegi mitte 18, sest ma arvan, ma 18 veel tahtsin saada.
tätoveeringut, et ma ütlen, tätoveeringud muidugi hästi tehtult on tõesti täiesti nagu omaette kunstivorm, aga ma arvan, et me peaksime võib-olla isiksusena natukene nagu kasvama ja arenema, et see aju on rohkem nagu arenenud, et me teame, mida me tahame. Lihtsalt kui ma mõtlen endale tagasi, et mina arvan, et ma sain seal 20. alguses aru, et hea, et ma ei teinud, sest mul ei ole ühtegi tätoveeringut, mul ei ole püsimeiki, aga vot see on üks asi, mis ma ütleksin tõesti, et oota 25. eluaastani, kui sa siis nagu mitte kuidagi ei saa, siis räägime uuesti. Aga sa mainisid ka püsimeiki, et mis su arvamus selles osas on või? Ja tätoveeringu puhul ma saan aru, et pigem sa mõtlesid just, et see, et mida sa siis teed ja kuhu, mitte niivõrd nahaarsti seisukohast. Okei, sa ütlesid seda ka, et maha saada on see keeruline. eemaldamine on ikkagi keeruline ja veel enam, et kui teha nüüd tätoveeringud värvilised, siis see laser, isegi parimad laserid, mis meil on ikkagi teatud värve, nad ei leia nii hästi ülesse, et siis me kasutame seal natukene erinevaid meetodeid, aga jah. Aga püsimeigi osas, selles osas, jällegi, ma ise seda ei ole teinud, kindlasti on väga häid tegijaid. Meie lihtsalt oma kliinikus, kuna me tegeleme ka väga palju püsimeigi eemaldamisega, näeme ka neid kahjuks patsiente, kellel ei ole need otsused nii hästi läinud, et ma ise võib-olla olen natukene sellise lähenemisega, et kui me mõtleme, ma olen sündinud aastal 89 ja kui me mõtleme, mis oli kulmu nagu mood 90-ndatel, mis ta oli 2005. aastal ja mis ta on praegu, siis see kulmu mood on nii palju muutunud, et kui vähegi on võimalik, siis ma võib-olla üritaksin käepärasemate vahenditega seda kulmu siis natukene ise modelleerida. Et ma ise iga hommik joonistan endale kulmud, et see käib reaalselt minuti valmis, sest see on aasta peaaegu, et varsti 10 nagu vilumus tekkinud, aga muidugi on patsient, kellel ongi haiguste tõttu karvad täiesti kadunud, sellistel juhul ma saan nagu 100% aru, et see kulm on nii oluline sellest üleüldisest näost, aga jah, et püsimeigi osas ma lihtsalt soovitaksin seda, et teha korralik eeltöö, käia konsultatsioonil, vaadata, mis need nagu võimalused on, aga jah, et kui ei kasutata tätoveeringu pigmenti, ei viida seda väga sügavale, siis ma arvan, see on okei, aga kahjuks osad kasutavad tätoveeringu pigmenti, lähevad liialt sügavale nende selle protseduuriga, nii et tegelikult ta on tätoveering ikkagi. Nii, aga läheme veel korraks raha teema juurde. Et kui paljud täna siis maksavad nende iluteenuste eest, ütleme, järelmaksuga näiteks? See kindlasti oleneb valdkonniti, et kuna meie protseduurid on seal, ütleme, mõnest 100 eurost kuni seal, ütleme, maksimaalselt 1000 euroni, siis meil väga palju järelmaksu ei kasutata, ma pean olema aus, aga näiteks ilukirurgias või plastikakirurgias, seal ikkagi seda järelmaksu võimalust nagu kasutatakse kindlasti rohkem, et pigem jah, meie patsiendid rohkem nagu pigem seda ei kasuta. Aga kuidas sa üldse arvad, kui palju peaks, me täna võib-olla on rohkem fokusseerinud naistele, kuigi ma tegelikult just mõtlesin küsida ka meeste kohta, et ma näen, et aina rohkem ka mehed hakkavad endast nii-öelda hoolitsevad, on ju. Aga kui palju võib-olla üks naisterahvas, ma ei tea, võiks või peaks üldse ilu peale raha panustama? Ma arvan seda, et ma ise siin ei saa kellegi eest rääkida, sest et inimene peaks endasse panustama nii palju, kui ta ise arvab, et on mõistlik, olenevalt tema sissetulekutest, olenevalt ongi, et samamoodi, et palju tal on lapsi, sest et ma arvan, et see on
ütleme elulistes prioriteetides, kui me räägime nüüd esteetilisest meditsiinist, siis need ei ole sellised protseduurid, mis on ilmtingimata vajalik teha. Ütleme teismelise akneravi on ju, mis muudab selle lapse enesehinnangut, näonaha armistumist, võt seal ma ikkagi ütleksin, et selle nahaarsti visiidi juurde peaks minema võimalikult kiiresti, aga ütleme, kui me räägime klassikalisest esteetilisest meditsiinist, siis pigem ongi, et see oleneb sellest, et mida see naine soovib üldse teha ja kui suured on tema võimalused, et inimesed peaksid panustama nii palju, kui nad ise tunnevad, et on õige. Jah, ja teisest küljest, kui kuidagi nagu nii ka ei peaks elama, et sa mitte midagi enda jaoks ei tee, et kuidagi, et vaatad, et kõik saaks hakkama, lapsed ja pere ja ise nagu mitte midagi on ju, et see on jälle minu meelest teine äärmus. Nagu sa ütlesid, et äärmused ei ole head ja ma arvan, et on ka teises äärmuses, kes siis ainult endasse panustavad. Ja. Täiesti nõus ja tegelikult ongi, et väga paljud patsiendid, nagu ma ütlesingi, et meil ongi meie selline püsipatsient ongi selline endaga tegelikult suures pildis rahul olev haritud naine ja väga paljudel juhtudel ongi see, et lapsed on saanud natukene suuremaks ja see on selline esimene variant, kus nad saavad nagu midagi enda jaoks nagu teha. Aga ikkagi väga tihti ei räägita nendest, et ma käisin siin midagi sättimas või tegemas, et nii huvitav, et see on natuke kuidagi tabu või on mingites seltskondades ja mingites võib-olla käib just üksteise üle trumpamine, kui palju endasse on investeeritud. Ma arvan ka, et see võib olla seltskonniti erinev, kindlasti võrreldes sellega, mina alustasin esteetilises meditsiinis 10 aastat tagasi, et siis ikkagi väga vähe räägiti omavahel seda, et mida tehti ja kus tehti. Aga tegelikult väga suur osa minu patsientuurist on jällegi minu suurepärastele nagu vanematele patsientidele, kes on siis rääkinud ausalt oma sõbrannadele, mida nad on teinud ja siis on suunanud siis oma sõbrannad nagu minu või mu kolleegide vastuvõtule. Et selles osas ma arvan, et see avatus on järjest nagu suurem ja samal ajal nagu ühelt poolt ma arvan näiteks, et avaliku elu tegelased on ja, kes ikkagi, ma ei ütle, et nad peavad, kindlasti nad ei pea, ütleme, kui me räägime maailma mastaabis nagu staaridest, et nad ei pea ütlema, mida nad nagu teevad, aga samal ajal ma arvan, et ei ole õige see, et nad teevad nagu 10 000 või 100 000 eest protseduure nii mitte kirurgilisi kui kirurgilisi ja siis nad ütlevad, et aga see oli sellepärast, et ma jõin seda kollageeni jooki või et ma kasutasin seda kreemi. Et see ei ole minu arust nagu aus, sellepärast, et see paneb nagu ootused vale koha peale ja siis see inimene vaatab ennast, ta ostab kõik need samad asjad ja siis ta mingi issand, aga vaata, et aga mulle need ei toimi, aga nad ei saagi toimida, sellepärast, et seal on nii palju veel neid nagu lisaprotseduure, et selles osas ma ei arva, et mitte keegi peaks ütlema, mida ta teeb, aga ei tohi turundada asju valesti, et ikkagi see vastutuse teema. Täpselt. Aga kui kallis üks visiit näiteks on, et on see siis, ma tean, et ega nahaarstile ei ole ka lihtne visiit ja ei saada tasuta on ju haigekassa kaudu, et kui ongi see akne või midagi, et kui, ma ei tea, kallis umbes üks visiit on? No meil on nii, et visiit on selline 100 kuni 110 eurot, et see on selline klassikaline praegu, et jah, et see on siis selline 20-minutiline konsultatsioon, kus me räägimegi, paneme raviplaanid paika, kirjutame välja ravimid ja siis juba vaatame selle raviplaani nagu tulevikus edasi. Ma arvangi, et siis kuulaja ka teab, on ju, et üks asi ongi, et käid ükskord visiidil ära ja siis saad edasi otsustada, et juba täpselt. Sellega tegelikult saab seda muutust luua, on ju, ja kuidagi endale ka võib-olla kinnitust või siis vastupidi, et ma just enne mõtlesin, kui sa rääksid sellest aknest, et võib-olla lapsevanem, ma ei tea, kas on nüüd palju või vähe või ma ei ole arst, on ju, et siis tõesti võib-olla ikkagi konsulteerida ja ükskord sellise investeeringu
nagu teha. Ja lihtsalt ongi, et see ju paneb paika ka selle edasise raviplaani, et mis see nagu, kui palju neid visiite orienteeruvalt on ja nii edasi. Et on nahahaigusi, kus ongi, et inimene käib korraks vastuvõtul ära, me selgitame ära, kirjutame välja ravimid ja anname talle sellise nagu ütleme kaardi, kuidas sellises olukorras, kui sul tekib sarnane olukord, kuidas sa edasi saad nagu minna. Et aga on muidugi diagnoose, kus neid visiite tuleb rohkem. Jah, et see on juba põhjalikum ravi on ju. Aga tõmbame nüüd selle tänase vestluse kokku, et sellel teemal võiks lõputult rääkida ja seal on nii palju neid nüansse ja iga inimene on veel erinev. Et mida sa tahaks võib-olla meie kuulajatele veel, et nad teaksid, ma ei tea, kas oma naha kohta või paar asja, mida nad siis kuidagi teeksid? Ma arvan, et kui me üldse tänase selle jutuajamise kokku võtame, siis ma arvan, et ongi see, et kõige olulisem on armastada iseennast ja olla iseendaga rahul, sellepärast, et siis häirivad ka väiksemad asjad oluliselt vähem. Panna endale vähem ebarealistlikke ootusi ja sellist survet õlgadele, et sotsiaalmeedias me näeme absoluutselt kõikide inimeste elude selliseid kõrghetki, aga meie kõikide eludes on madalhetked, mida me mitte keegi tegelikult väga ei kajasta ja arusaadavatel põhjustel. Aga kui me räägime naha teemadel, siis kõige suurem investeering, mis ikkagi enda jaoks saab teha, kui me räägime naha vananemisest, siis on päikesekaitsekreem, sellepärast et UV-kiirgus on põhimõtteliselt üks kõige suurem naha vanandaja ja see on ainukene üks väheseid asju, mida me saame ikkagi mingil määral kontrollida. Ja kui on ikkagi probleeme põletikulise nahaga, millega ei ole koduste vahenditega mõne kuu jooksul hakkama saadud või siis ta on kohe niivõrd äge, et on vaja siis pöörduda lihtsalt dermatoloogi poole, et teatud juhtudel me saame ikkagi neid patsiente pigem kiiremini aidata. Minu meelest väga ilusti kokku võetud ja praegu paistabki päike. Tahtsin just seda sama mõtet anda, et päiksekaitsekreem peale ja minge ikkagi õue liikuma, magage, tundke rõõmu, rääkige oma lähedastega, olge veetke head aega koos. Ja mina tänan Brett Kaldvee sind väga selle eest, et sa tulid oma kogemusi jagama ja kuulmisene juba järgmisel korral. Suur aitäh veel kord!